Tere, mina olen Uljana, vaatame, et see kaamera on natukene tilted, aga see pole hullu, see ongi natukene originaalne. Mina olen Uljana, te olete kanali Must ja Valge, tere tulemast, aitäh, et olete siin. Ma tundsin, et ma tahaks istuda maha ja jagada siis seda voogu, mis minus nagu toimub. Tahaks nagu kuidagi nagu eest ära saada midagi. Ma loodan, et ma ei lähe kuskile nagu väga hulludest piiridest läbi, et nagu isiklikud asjad tulevad, et praegu selle retrokraadiga hakkavad asjad nagu välja tulema. See on päris huvitav. Loodan, et see mikrofon on ka tore ja et sa saad kuulda ja hästi mugavalt ennast sisse seada, kui seda videot vaatad. Ja mõtlesin, et võtaksin kaardid ka endale appi, et vaadata üle siis, et kinnitus saada siis sellele, mida ma nagu jagan siin. Aga võib-olla ma võtaks endale midagi isegi juua. Üks hetk. Nii, võtsin siis endale äädika vee, hästi soe vee, õunäädika vee, et mul on kõhuga mingid hullud protsessid olnud, mingi hull päikesepõimiku aktivatsioon. Ma võib-olla jagan sulle, kuidas minu aktivatsioonid nagu toimuvad. Kuna ma olen multidimensionaalne ja ma töötan erinevate dimensioonidega vabalt ja nii, nagu mulle vaim ette määrab või ette annab, et ma ei suru ennast kuskile, ma isegi praegusel ajal ma ei mediteeri niimoodi, et ma nüüd lähen meditatsiooni. Nüüd ma sunnin ennast istuma maha ja ei, ma teen ainult siis, kui mul on tunne ja hästi vabalt seda võtan, et see naiselik energia tervendab mind praegu hästi palju, sellepärast et eluolu või see mateeria nagu sunnib mind tegema asju, mida ma ei taha teha ja siis ma nagu pean tegema asju enda jaoks ainult siis, kui mina tahan seda teha ja siis ma niimoodi balansseerin seda reaalsust. Ja ongi, vaim oligi siis nagu jätnud mind nagu kuidagi nagu rahule, ehk siis ma olingi täitsa väga kaua aega nagu mateerias, üldse ei läinud kuskile mingisugustesse analüüsidesse või arusaamadesse või siis mingisugustesse nägemustesse, isegi midagi sellist. Ma saan aru, et okei, me lähme nüüd retrokraadi ja nii edasi, aga ja kaarte isegi panin, et aga ma ise ei lähe nagu kuskile nagu mingisugustesse nägemustesse. Et see on ka nagu, ma arvan, et selgelt nägijate puhul on ka oluline nagu võtta aega endale ja olla inimene. Et see on hästi oluline, et maandada ennast ja aru saada üldse, mis on sinu elus nagu toimunud. Ja üldse võib-olla lahti lasta üldse sellest, et aru saamisest või tahad soovist aru saada, mis on sinu elu üldse, mis üldse elu on nagu. Et see on lapselik energia, see on see, kuidas me oleme siis oma sisemise lapsega ühenduses ja oleme lihtsalt reaalsuses, olenemata sellest, mis on toimunud või nii edasi. Aga siis, kui vaim tuleb, siis on konkreetsed asjad, mis toimuvad. Ma ei tea, kas keegi üldse nagu nendest asjadest nagu saab aru. Igatahes mingi hetk toimub selline asi, et kui me mateerias väga palju asju peame tegema ja toimub selline nagu koorem, mul on siin kaardi põhjal selline asi, et tuleb see info praegu, 10 on ja. Kui mingisugune koorem, mingisugune kontseptsioon või mingisugune periood või mingisugune karmaatiline asi hakkab meil otsa saama, siis see on väga keeruline, see on väga raske. Ma ei tea, kõik asjad, rahapuudus, üksindus, haigus, mis iganes, see võivad olla igast asjad, mis trigerdavad, mis on sul vaja läbi minna, eks ole. Ja mingi hetk on lihtsalt nii raske juba, et lihtsalt sa ei jaksa enam. Aga see asi on ka olemas, selles mõttes, et sa pead seda ära kannatama nagu. Nii, ja mis on siis päikesepõimik on ju? See on päikesepõimiku aktivatsioon, puhastus, kuidas sa seda nimetad. Ja mul käis nii tugevalt see aktivatsioon. Hoidsin oma käsi ikka korralikult ja üritasin siis oma sisemise päikesega nagu kokku saada. Minu protsess on praegu nii sügav, et eks see kunagi ma saan sellest võib-olla rääkida lähemalt, aga
praegu siis hakkab see informatsioon jooksma, mida peab rääkima või mida tahaks rääkida ja nii edasi, et mis need valupunktid on meil ühiskonnas ja naiste valupunktid ja nii edasi ja nagu ma kraabin kokku kuidagi need valupunktid, mis siis hakkavad mulle rääkima, kus ma tahan midagi välja rääkida ja ma proovin mitte emotsioonidega seda teha. Et loodan, et ei ole liiga vara rääkida nendest asjadest ja ma loodan, et siis see on võib-olla kinnituseks kellelegi, et siis ma olen väga tänulik, kui see oleks sulle kinnituseks sellele, mida sina võib-olla läbi lähed, sellepärast me oleme kõik ühendatud ja hea on, kui keegi suudab siis nendest asjadest rääkida ja rääkida siis nagu ilma polaarsuseta, on ju. Et meil on ju nii lihtne inimlikult tegelikult nagu hakata maha tegema kedagi või siis oma arvamustest või oma järeldusi nagu pilduma, et see on nagu naturaalne, see on see, kus me ei ole protsessinud mingit asja läbi ja siis hakkame lihtsalt pilduma lihtsalt selleks, et saada kinnitust või reaktsiooni. See on hästi selline pealiskaudne selline suhtlusviis või sotsiaalsus inimeste vaheline, kes tahavad ühendust saada, on ju. Ja kui ma näen, kuidas inimesed suhtlevad omavahel, see on päris nagu, mina näen läbi seda psühholoogiliselt ja kõik asjad nagu. Et minu jaoks on natukene keeruline see. Aga vaatame, kuidas need kaardid mulle üldse lubavad rääkida. Võib-olla vaatan 2-3 kaarti, tõmban välja ja vaatan, mis teemale ta ikkagi nagu välja tuleb. Praegune valupunkt, mis praegu välja tuli, oli naistevaheline suhtlemine ja siis see dünaamika, mis on naiste vahel ja mis on eriti need hullud nagu valupunktid, mis tulevad naistevahelised nagu asjad välja. No saatan on esimene kaart. Vaata, mis nad tahavad rääkida mulle. Saatan on see, et nagu wounded feminine on ju. Jezebeli energia, nõiad ja nõiad, kes ei ole teadlikud, kes saavad energiat nii-öelda siis horisontaalselt. Nad koguvad energiat ja annavad energiat horisontaalselt ja nad väga palju ei tee siis ülevalt alla ehk siis vertikaalset energiat, ehk siis nad ei ühenda ennast ära päikesega ega maaga, ehk siis nad ei tee seda tööd. Nad on ainult selle haibi peal, selle inimlikuses kogemuses, vaata. Ja siin tuleb kohe temperance, kohe ingel tuleb välja. Et see polaarsuse mäng ja surm on kaardipaki all. Panen ühte sama ritte. Ja judgment. Oh my god. Kõik suured arkaanid ja päike. See on midagi väga suurt. Ma tahaks nagu, ma loodan, et ma ei hakka trigerdama kedagi, aga ma pean mingitest asjadest lihtsalt rääkima nagu. Et mul endal ei ole seda kerge teha, ma ütlen kohe ära. Ma ütlen ka kohe seda ära, et ega mina ei ole elus olnud selline inimene, kes teeb lihtsalt kõike ideaalselt. Mina ei ole üldse ideaalne inimene olnud. Minu elukogemus on selline olnud, et ma olen asju teinud intuitiivselt, instinktivpõhiselt, impulsiivselt. Ma olen päike mul jääras, impulsiivselt olen teinud ja siis ma olen veel selline rebellios indigo laps ka, kes jäi vanematest ilma ja lapsendatud ja nii edasi ja ma pidin ikka oma piire ja inimeste piire siis konkreetselt nagu lõhkuma. Ehk siis süsteemi piire või näitame teistele ette, et ma ei allu, vaata. Ükskõik, mida te minuga teete või mida te mulle ütlete, ma ei allu. Kristlus, homoseksuaalsus, ma ei allu, vaata. Ma teen seda, mida mina tahan. No igatahes see ei ole lihtne quest inimesel nagu läbi minna. Eriti Eestimaal, Eesti on nii väike. Kõik me tunneme teineteist ja kõik on teada näha ja me ei saa nagu varjata teineteist ja varjata ka oma elukogemust ja sellepärast ongi oluline, et meie suhtlemine või arusaam teineteisest oleks selline erapooletu tegelikult. Läheb kohe mastaapseks, on ju. No, ma räägin, suured arkaanid on praegu, on ju. Lähme mastaapseks siis, on ju. Ma olen nagu näinud seda, et Eestimaa, Maarjamaa,
meie lipp on sinimustvalge. Mis need värvid siis representeerivad? Täna nägin ka, need värvid võivad kõike representeerida, aga lähme siis vaimsusesse, lähme siis energeetikasse, lähme tšakratesse, lähme siis sellele alfa tasandile või sellesse baastasandisse, on ju. Sinine on kurgu tšakra ja ka 3. tšakra, on ju. Indigo on aga see taevasinine on ikka nagu väga konkreetne, et see on juba nagu rohkem suhtlemisega, aga nagu ka teadmisega, on ju, see on informatsioonivärv, on ju, kui niimoodi diplomaatiasse vaadata, siis see on informatsioon ja democracy, on ju. Nii, ja siis vabadus ja selline nagu ja must ja valge on õiglus. See on ka nagu see justice system. See on ka ülemprestrinna värv ehk siis teadlikkus, mõlema poole valguse ja pimeduse arusaamine ja nende vaheline siis töö, on ju. Ja see on hästi selge, seal ei saa olla valet, seal ei ole halli, see on must ja valge, see on väga selge. Ja seda puhastatakse, neid kanaleid, sinine, must, valge, neid värve ja neid energeetilisi asju puhastatakse meil nii kaua, kuni me saavutame selle energeetilise siis selle questi või selle energeetilise positsiooni siis kollektiivis. Ütleks siis Euroopa Liidu kollektiivis. Nii kaua käivad meil shiftid ja muutused, nii kaua, kuni me vastame sellele, millele meie esivanemad on tegelikult loa andnud. Meie esivanemad on töötanud selle nimel, et me oleksime sellises kohas, kus me oleme olnud, on ju. Ma olen väga palju küsinud endalt, vaatan, mis toimub siis meedias ja mis infot räägitakse ja millega me tegeleme üldse siin. Minu küsimus on nagu olnud selline, et kas meie esivanemad on päriselt ka selle nimel nagu võidanud või? Selline küsimus on nagu. Ja ma tunnen nagu sükest nagu mida nagu päriselt. Kui meie esivanemad näeksid seda, mis tegelikult toimub, see on nagu mingi kuul pähe ju. Ja kusjuures see ei ole ju kõik ainult Eesti pärane, see ei ole ju Eesti kontseptsioon üldse, see ei ole üldse Eesti asjades, see on kuskilt mujalt tuleb, läänest tuleb see informatsioon meile ja siis me üritame olla mingisuguse ühtsuse kontseptsioonis, et võt, meie oleme siin ka, meie ei jää jalgu, meie ei tee midagi sellist, mis ei sobi teistele, me tahame meeldida. See on nagu see, kui Eesti läks, ma räägin täiesti, võta mis tahad, mis iganes, ära võtta seda 100%, mis tuleb, on ju. Ma arvan, et minu ajal, 2001 aasta oli see, kui me läksime Euroopa Liitu, on ju. Sellest ajast, kui Eesti sai nagu, me peame Euroopa Liitu nüüd saama ja siis hakati seda pushima üles, seda kvaliteeti või seda standardit pushima, et Eesti ikka saaks Euroopa Liitu ja tuleks Euroopa Liidu vääriline ja nii edasi. Et see mentaliteet on ikka veel jäänud. Et me peame ikkagi vastama nendele standarditele, et me peame ikka kellelegi meeldima, et me peame ikkagi et see on jäänud, see ei ole veel nagu selline tunne, et Eesti poleks nagu ära tõestanud enda positsiooni Euroopa Liidus, on ju. Take what you want, nagu võta, mis tahad, sa ei pea võtma seda 100%. Võib-olla praegu täielik luulu, nagu mis iganes. Et selline nagu positsiooni tõestamine on selline, on ju. Et meie ikka väärime seda positsiooni ja nii edasi, et tegelikult mina vaimus olen juba näinud seda, et meie oleme sini, must ja valge. Me tegelikult see on väga konkreetne sõnum juba nagu sellele liitudele või sellele positsioonile, kus me oleme nagu. Ja nagu nad räägivadki õiglusriik, on ju, õigusriigist räägitakse. Kui ma kuulsin seda, kui ma sain selles mõttes, ma sain peegelduse sellele siis, kui ma ise juba tulin selle informatsioonini, et Eestimaa või üldse tegelikult Skandinaavia rahvas või nagu Põhjamaa rahvas võikski olla tegelikult õigus rahvas olla, sest et meie ju kanname seda punast ja informatsiooni ja õiguse energiat, väljenduse energiat, see külmus ka ja see Et see on juba nagu paika pandud.
sellepärast seda informatsiooni jama on nii palju ja nüüd tehakse seda shuffle'it, vaata, keda usutakse, kuidas teha usutavamaks midagi sellist, kuidas manipuleerida ja nii edasi. Nii, aga kujutage ette, et tuleb selline aeg, kus enam seda võitlust ei ole. Et rahvas ärkab niimoodi, et nüüd enam ei ole võitlust, nüüd on kõik selge. Nüüd on kõik paika pandud, nüüd ei ole enam mingit võitlust, mingisuguse rumalusega ei tegeleta kuskil õiguskantslites. Ei räägita, kes on mees ja kes on naine. Ei panda enam energiat ega aega mingisugustele küsimustele, mis on tegelikult lihtsalt aja raiskamine. Nagu konkreetne, mul on selline tunne, et inimene, kes nagu tegelikult tuleb nagu iseendasse, saab aru, et mis ma mõtles, ma raiskan aega mingisugusele asjale. See on nagu põhimõtteliselt see, et kui inimene on nagu oma autopiloodis on ja inimene on kodus, koristab kogu aeg on ja siis tema kogu aeg mõttes on see, et oh my god, ja põrandad peavad olema puhtad, nõud peavad olema puhtad ja kõik energia läheb ainult lihtsalt selle puhastuse peale on ja, aga ta ei saagi mitte midagi muud teha, ta ei saa üldse nautida seda puhast ruumi oma kodus, sellepärast ta kogu aeg mõtleb ainult sellele, et peab kogu aeg puhastama ennast, vaata. Et kui nagu aru saadagi seda, et kõik ongi juba puhas, vaata. Et me ei pea hakkama enam põrandaid pesema ja nõusid kogu aeg pesema, et me võime natukene nagu rohkem lõdvestada või usaldama seda, et tulevad teised variandid või teised inimesed, kes hakkavad seda meie eest tegema. Et meie ise ei pea seda kogu aeg nagu puhastama. Ehk siis selline mentaliteet, et talupoja mentaliteet on see, et sa pead kogu aeg puhastama ja koristama ja see ei ole kunagi piisav. Talupoja mentaliteet on see, et sa ei ole kunagi piisav. Talupoeg peab kogu aeg rohkem tööd tegema, on ju. Ja mõisnik on siis see, kes teab juba seda, et talupoeg tuleb ja koristab tema mõisa ära nagu. Talupoeg teeb tema eest töö ära ja nii on. Ja see ei ole mitte mingisugune muu variant isegi. Ja see mõte nagu, see mentaliteet rahvana tegelikult võiks nüüd ära käia, sellepärast, et inimestel on arusaam, et meie oleme siin mingi vaene riik ja näidatakse, et me oleme siin vaesed ja oleme võlgades ja nii edasi, aga tegelikult vaadake neid poode, vaadake neid tänavaid, vaadake, kui kõrgel tasemel meie arhitektuur nagu on. Kui te käite Tartus näiteks ringi on ja vanalinnas, oh my god, need hooned, see arhitektuur, oh my god, see on nii kõrgel tasandil. Kui te lähete kuskile teistesse Euroopa riikidesse, ei ole nii ilus ja nii puhas. Teistes riikides jõed on seda plastikut täis. Meie süsteemid, see tahaks neid sõnu natukene. Ei. Mingi poliitika. Igatahes. See, kus inimesed tulevad, turism ja inimesed tulevad ja lähevad, inimesed tulevad Hiinast ja Jaapanist tulevad ja vaatavad meie olukorda, vaatavad, kui ilus ja kui puhas me oleme siin kõik välja teinud, et me oleme väga arenenud riik selles mõttes. Väga vähe kodutuid on, ei ole tänavad täis, kui näiteks mingi Hollywoodis käia, kõik tänavad on täis lihtsalt mingist kodutuid. Kui palju sina oled meil kodutuid näinud? 5, 10, jah? Nii, okei. Et inimesed nagu, et laseksid lahti sellisest nagu puuduse mõtteviisist ikka, see on põhiline. Nii, naised. Naine, kes ei tea oma väge. Naine, kes ei tea sõnaväge. Naine, kes ei tea, kuidas enda väge kasutada.
mitte ainult enda kasuks, vaid kogukonna kasuks. Tema on haavatud naine, wounded feminine. Ja tema kasutab seda väge destruktiivselt, oma sõnaväge destruktiivselt, oma energeetilist väge destruktiivselt ja kasu jaoks, et ta saaks kasu manipulatsioonina ja nii edasi. Võrku mässides igasuguseid imelikke suhteid luues ja rääkides asju kokku, mis ei ole tegelikult üldse päris ja tal on tegelikult kontakt reaalsusega täiesti ei ole päris, vaata. Ja ta peab kogu aeg omama mingisugust tugisüsteemi, tuge mateerias ka igas sõltuvuste näol ja aktivatsioonide näol, et ta saaks ikka mingisuguse kontakti nagu iseendaga. Ma räägin, see energeetiline töö toimub horisontaalselt. Ehk siis ta kasutab kõike seda, mis tema reaalsus näeb välja. Selles mõttes, et nõiad, kes avastavad oma selgelt nägemise võimeid, nõiad tegelevad ikkagi madalamate energiatega. See on levinud, see on kerge teha, see on väga lihtne. Naisele on antud need võimed ja intuitsioon ja emakate pärast, et luua endale elu ja nii edasi. Ehk siis tema energeetiliselt loob seda, mida ta on ja energeetiliselt sul loob seda, mida ta on, aga siis wounded feminine, haavatud naine loob seda, mida ta tahab. Ta hakkab endale ette kujutama mingisugust illusiooni ja siis ta loob ja siis ühel hetkel kukub kõik kokku. Loob ja ühel hetkel kukub kokku, sellepärast et see ei olnud kogukonnaga ühenduses. See ei olnud selle ruumiga ja ajaga üldse ühenduses. Sellepärast see kukubki kokku, sellepärast et see ei olnud loodud südamest. See oli loodud mingisugusest soovist, tahtest, egost. Südame ja ego vaheline loomine. Et see muutub nagu nüüd selgeks ja see, ma arvan, et see küsimus hakkab rohkem nüüd välja tulema, inimesed hakkavad rohkem sellega tegelema. Et kõik muu lihtsalt kukub ära, see ongi see selguse nagu kehtestamine ise endas. Nii, vaatame siis edasi, vaatame, mis kaardid veel tulevad juurde siia. Kuna mul oli päikesepõimiku aktivatsioon väga tohutu ja vaatame, kuidas sellega välja tuleb, et väline ja sisemine päike. No, lõpetati ära mingisugune võitlemine oma väärtuse üle. Väärtushinnangud pannakse rohkem paika. Et inimene nagu, et kollektiivselt ka me jooksime sellesse kohta, et jah, me väärimegi. Selle talupoja juurde, kusjuures ma vaatasin, uurisin natukene Balti sakslaste kohta. Hästi huvitavad loengud on olemas YouTube'is Vaba Akadeemias. Ja mis mul nagu meelde jäi, oli see, et talupojad olid tegelikult väga kasitud. Sellepärast, et nad pidid töötama, vaata. Ja nad tegid tööd ja eestlasele väga meeldib tööd teha tegelikult. Mida sa ikka teed, nagu igav on ju, kui sa tööd ei tee. Aga mulle nii meeldib see. Mulle meeldib ka väga tööd teha. Ja siis see sakslane oli kõrtsi rahvas. Nemad jõid mõdu, on ju. Sealt tuligi see alkoholi joomine. Nemad tõid alkoholi meile Eestisse ja see hakkaski siis seda kõike mõjutama. Et see on jälle sisse toodud. See kultuur ja see mõdu ja joomine ja kõrtsi elu ja nii edasi. Et see Eesti rahvas oli tegelikult väga kasitud, väga tugeva ja selge mõtlemisega. Nagu see Põhjamaa rahvas, ele, selge, ilus, selge loomus, vaata. Aga kuna sakslased olid kodunt eemal,
ja nad ei olnud enda sugustega koos, siis nemad pidid ennast kuidagi kompenseerima, sellepärast et nad igatsesid oma kodumaad, nad igatsesid enda keelt ja nii edasi ja nad pidid kogu aeg siin ju tegelema mingisuguste alamatega ja nii edasi. Et see tekitas sellise mingisuguse selle energia siis tasakaalutuse juba ammu. Nii, ja eestlased võtsid selle üle, selle mõdu joomise ja siis hakkasid ka raha tegema ja radadada. Et nüüd me oleme jõudmas sellise kohta, kus me tegelikult rahvana, kollektiivsena võiksime rohkem tegelikult aktsepteerida enda aadli seisundit. Et me ei pea enam ootama seda, et me ei pea enam uskuma seda, et meie oleme nüüd alamad ja nii edasi, et praegune meie eelmine põlvkond, kus on praegu pensionärid ja nii edasi, et see on päris kurb vaadata, kuidas nad on tegelikult väga palju andnud endast, enda elust ju Eesti riigi ja selle majanduse kasvule ja muutusele kõik endast ära ja siis nad lõpetavad oma elu lihtsalt 600 euroga nagu. Et see süsteem on päris nagu reetnud meie esivanemad. Et see tunne kollektiivselt on väga tugev, et see on selline meie muld, see on see must ala, kus meie pensionärid on nii-öelda kannavad seda valu, vaesuse, puuduse, valu, haigust kannavad endas. Et see energia on see, mis on see juur, meie juured on need, on ju. Teistes riikides on ka niimoodi, aga lihtsalt see, mida meie minevikus oleme läbi kogenud ja kuidas meie minevikus esivanemad on tööd teinud selle nimel, et meie saaksime olema sellises vabaduses. See on väga-väga suur töö on tehtud tegelikult juba, on ju. Ja tänu sellele, kui me mäletame oma esivanemaid, siis tegelikult me võiksime vähem teha mingisuguseid rumalaid otsuseid enda elus. Et päriselt ka oma südametunnistuse järgi mingisuguseid otsuseid teha ja kui me olemegi mingisuguseid vigu teinud, siis korrastada neid, mitte jätta sabasid, mitte jätta tegemata asju, mitte jätta protsessimata oma protsessi, vaid siis autopiloodiga minna lihtsalt edasi ja juua ja oma sõltuvustega kaasa minna ja see on kõige hullem. See pikendab kõike seda protsessi ja seda puhastuse protsessi, mis ka on täiesti okei. Ma ei taha kedagi päästa, ma ei taha nagu kedagi aidata, ma lihtsalt räägin, see on lihtsalt informatsioon, et mul viimasel ajal ka on nagu toimunud selline shift, kus ma tunnen, et ma ei taha kedagi aidata enam. Ma tõesti ei taha enam kedagi aidata, minu töö ei ole see, ma olen lihtsalt see kanal, ma lihtsalt räägin, jagan seda, mis minu südames on ja minu töö on rääkida. Mina olen indigo laps, see Blu-ray sinine inimene räägib, on ju. Mina lihtsalt räägin ja sinu asi on, kas seda võtta vastu või mitte. Kui sa praegu seda ei võta vastu, võib-olla siis aasta pärast, võib-olla saad kuulata ja saad aru võib-olla sellest, mida ma olen kunagi rääkinud. Mis ma olen nagu veel nagu näinud inimeste puhul on, inimesed teevad järeldusi hästi kiiresti oma mineviku põhjal, oma kogemuste põhjal, lahterdavad inimesi ja oma mugavuse pärast ka, siis oma mugavuse pärast valivad siis oma keskkondi ja oma tegevus siis, kuhu nad liiguvad ja mida nad tahavad. Ja põhiliselt praegu on ka süsteem surunud inimesed niimoodi nurka, ellujäämisinstinkti. Et inimesed ajavad taga ikka seda raha ja seda välimust ja seda mateeriat. Et nad unustavad nagu päriselt selle elu nagu teise poole ära, et on võimalik tegelikult joovastuses olla ka selles hetkes, kui sul ei ole mitte midagi. Väga vähed on ju tegelikult kogenud seda, et täielikus tühjuses tunda joovastust elust. Energiast lihtsalt olemisest. Seda on väga vähe inimestel. Sellest vähemalt ei räägita. Vähemalt sellest ei räägita nagu. Joovastust tunda puhtusest, ehk siis see valge tuleb esile, valge energia meie lipus.
valgus, puhtus, selgus. Karikate 8. Oma hingeteele minek. Selle vähi retrokraadiga ma tunnengi, et inimesed igatsevad vähemalt seda. Hästi suur shift, nagu ma ei tea, suvel on alati niimoodi Eesti rahval, et kui suvi käib ära, siis sügis hakkab pihta, täitsa teine elu hakkab pihta nagu. Et jah, sellepärast ka lahkuminekuid on hästi palju ja lahutusi ja nii edasi ja inimesed nagu tahavad oma vabadust ja vaimsust kogeda. Vaadake, punane. Et igatsus on vaimsuse järgi. Palverännakud, sisemusse, sisse, tühjus, metsa, loodusesse minekud. Nagu massiliselt ma näen. Et aitab küll, nagu selline tunne on. Ja see teeb meie rahvale tegelikult väga hea lükke ja shifti nagu teeb ära. Me ei pea enam võitlema selle pärast, mis on meie ümber või mis meist räägitakse või mis meist usutakse või mis meie oleme kunagi endast uskunud. Et see nagu aadli staatusesse, nagu et me kollektiivselt tunneksime aadli staatusesse tulemist. Et me oleksime nagu uue tunnetusega, et me oleme tegelikult väga-väga kõrgel positsioonil Euroopas. Et see autoriteet, see positsioon, kus meie autoriteet naaseb ja see algab meie enda sees, on ju. Esimene mõtete kontroll, emotsioonide kontroll, ei reageeri kõigile sellele, mida me mõtleme ja ei usu ka kõike seda, mida me mõtleme, on ju. See on hästi suur protsess juba. Ja oskus ennast ära blokeerida oma mõtetes, otsustada, et ma ei mõtle üldse, vaata. See on hästi suur asi ja väga paljud ei oska seda teha. Ja see on praktika. Tunnen ka, et ma isiklikult vajan seda praegu. Ja rohkem palvet, sükest kõige lähedasemate inimestega koos olemist, mitte ei raiskaks oma energiat kuskile välja poole. Narr, usalgus. See on väga suur julgustükk. Niimoodi teha, minna oma teele, valida oma tee, jättes kõik maha, kõik need emotsionaalsed karikad, mis on läbi katsutud, läbi vaadatud, see lihtsalt mitte midagi enam ei anna mitte midagi sisemiselt. Ja see narr on see, kes lihtsalt laseb lahti ja hüppab sealt kaljuservalt nii-öelda alla, vaata.
et see on nagu see usaldamine. Ükskõik mis ka juhtuks, peab juhtuma ja minu ülesanne on lihtsalt hoida oma energiat keskmes. Vaata, mis see Totarat mulle ütleb. Mul tuleb siin ka midagi. Mõkkade kuus. Merkuur veel vales. Uuenduslik mõtlemine. Uuenduslik arusaam informatsioonist. Me oleme inforiitajaga. Uuenduslik arusaam. See on nagu vaata selline nagu mõõgad pannakse kokku templirüütlite. Energia tuleb välja. Druid on ju. Taani. Keskaeg tuleb meelde. Siuke nagu rüütellikkus. Rüütli staatus on ju selline iseenda sisemine distsipliin või selline häälestatus, et me teeme selle ära koos. Ma ei pea seda üksinda tegema. See tunne, et kui mina nüüd otsustan iseenda eest seista ja valitseda iseend, siis teised pikivad seda appi, teised tulevad kaasa lihtsalt sellepärast, et nad näevad, et okei, see tegi ära, see läheb, lähme sinna, lähme sellele järgi nüüd, on ju. Mina räägin liidritele, mina räägin nendele, kes on kutsutud olema, vahet pole, mis nende ümber ka ei toimuks. Mina räägin nendele, kes julgevad teha sammu iseenda kutse poole ja võtmas vastu seda vaimset autoriteeti. Vaimne autoriteet. Siin on seda nii palju. Mõtta, siin tuleb see, kõik on vaimse autoriteedi kaardid. No selles mõttes, et selleks, et sa üldse tuleksid sellesse kohta, et vaimne autoriteet, mis üldse on, sa pead minema läbi pimeduses, sa pead nägema, mis tegelikult see mõistus üldse endast nagu kujutab ette. Sa võid väga hulluks minna oma mõtetega ja hirmudega ja sellest, mis minust mõeldakse, mis minust räägitakse ja siis sa hakkad mõtlema selle peale, kuidas inimesed sinust räägivad, kuigi nad ei tea sinust mitte midagi ja siis sa hakkad kartma seda, et kõik vihkavad sind ja nii edasi ja vot sellest peab ka läbi minema. Enne kui sa jõuad sellesse autoriteetsusesse. Selles, et tegelikult igal asjal on valge ja must olemas, on ju. Igal asjal. Ja see transmuteerimine ja see muutmine ja positiivsusesse tõstmine, see on ka muutub nüüd hästi tugevaks. See töö, nagu sisemine töö, et vahet pole, mis meie elus toimub, siis me mõtleme enda peas selle positiivseks ikkagi. Aga selleks peab olema jõud. Ja enne seda, kui see jõud tuleb, et me nüüd transmuteerime selle, see peab puhkama. Sa pead iseendaga olema, sa pead endale aja võtma ja siis tuleb see impulss, kus sa muudad selle energia positiivseks ja sa väestad iseennast lihtsalt sellest negatiivsusest, mis sa nüüd läbi ketrasid endas, vaata. Et ongi, kui inimesed ikkagi räägivad mingisuguseid negatiivseid asju või mäletavad mingisuguseid negatiivseid asju sinu elust või midagi, siis nad ei tea seda transmuteerimise jõusse või väesse, mis on võimalik tegelikult kõigil inimestel läbi teha. Sa ei pea selleks olema selgelt nägija või midagi sellist. Aga lihtsalt sa pead teadma seda võtit või seda koodeksit, kuidas seda teha. Minu võti, mida mina ütlen sulle, võta endale aega üksinda olla. Puhka, tee ainult seda, mida sa tahad. Kui sul on vaba aeg, lihtsalt ainult tee seda, mida sa tahad. Kui sa tahad scrolli nii kaua, kui sul täiesti nagu kõriauguni on sellest. No tee, mis sa tahad teha. Tahad juua, joo nii kaua, kui sul kõriauguni on. Tee, mis sa tahad teha, lihtsalt saad oma see kikta, sellepärast,
kui keha on täiega pinges, vaata, tal on vaja midagi kätte saada, et ta lõdvestaks seda pinget, vaata. Et ära süüdista ennast, kui sa lähed nendesse kohtadesse, mis nagu nii-öelda stress sind viib, on ju. Et siis tulla sellesse energiasse. Aga selline ühinemine tuleb ka tugevalt, ütle. Aitäh sulle, et sa siin olid. Number 6 energia tuleb. 6 on balansseerimise energia. Maise vaimse vaheline balansseerimine. 6 elutee number on näiteks hästi materiaalne. Hästi selline jalad maas, selline praktiline energia. Ja ma tunnengi seda, et selline jalad maas energia on nüüd meil Eesti inimestel praegu hästi omane või see protsess, mida me teeme. Eriti kui see vähk nüüd tõmbab meil selle retrograadse energia üles, siis me peame täiega maas olema, vaata. Et realistlikult vaadata asjadele üle, et ennast ka, ausus iseenda vastu. Olenemata sellest, kas keegi teine usub sind või mitte. Et oluline on leida ikkagi see ausus